Kunagi ette ei tea, kui kauaks mingisugusel ametpositsioonil kas energiat või jaksu ja ka koostööd jätkub. Ja kui mina kunagi ühe eelneva auliikme LND ettepanekul võtsin selle julge sammu ette ja kandideerisin peale Daisy Remmelit, kes on kahtlemata olnud meil selline ema ja suurkuju Eesti õenduses ka Õdede Liidu presidendiks, siis ma tegin seda sellest teadmises, et kui kogenud kolleegid ka toetavad ja usuvad minusse, siis mina usun kindlasti ise ka. Ja otsustasin tookord tõesti kandideerida ja kuidagi konsensuslikult, ega siis ju meil üleliia palju teisi kandidaate polnudki ja sai luua oma meeskonna. Tol hetkel ka meie organisatsioon võttis endale lisaülesanded, et kui me varasemalt olime olnud pigem eriala küsimuste ja kutsevaldkonna arendamisega seotud organisatsioon, siis olukord oli jõudnud sinnamaale, kus tuli hakata senisest enam tähelepanu pöörama ka õdede töötingimustele, sealhulgas eriti ka palgatingimustele. Võtsime endale juurde ametiühingulise poole ja otsustasin siis oma meeskonnaga seda vankrit asuda vedama, millel oli juba täiendavad ülesanded ka juurde antud. Ja nii see kuidagi läks, et aastad läksid ju kiiresti, meeskond oli hästi tore, see võimalus, mida Õdede Liit annab ühele õele, kui ta tuleb oma organisatsiooni tööle, see on tegelikult piiritu, et sa saad tegeleda väga paljude asjadega, sa saad olla partneriks tööandjatele, sa oled partneriks riigile ja samas sa saad teha kõike seda, mida võib-olla üks õde ei oska nagu oma heaolu silmas pidades ka küsida. Pakkuda seda, et õed oleks tugevad, rõõmsad, et nad omakorda saaks patsienti aidata. Ja nii see läkski ja lõpuks, kui oli tõesti 13 aastat täis saanud, siis ma ise tundsin, et tulid meelde ühe armsa kolleegi sõnad, et kui sa jõuad juhina sellesse punkti, kus sa pead ise hakkama ümber mõtestama seni tehtut. Ja see on nagu väga valus, sellepärast, et tõesti, kui sa oled midagi loonud, usus, et see on maailma parim, siis maailm ümberringi ju muutub. Sa pead kõik selle ümber mõtestama ühel hetkel, kas nüüd lammutama, aga teistsuguseks arendama ja vaatama. Siis, kui sa selle hetke ära tunned, siis on õige aeg anda teatepulk üle järgmisele kolleegile. Ja mina tundsin seda umbes tol hetkel ja teisalt, kuna mul oli võimalus nii pikalt seda tööd teha, siis ma tundsin, et ka iseenda pärast ma pean ennast proovile panema ka kusagil mujal, sest et võib-olla ühel hetkel leiadki ennast eluaeg Õdede Liidus töötanuna, mis oleks olnud nagu väga tore, aga siis oleks jäänud ka teised võimalused proovimata. No see on kindlasti nii, et kui sa saad nooremas eas võimaluse olla ühe suure organisatsiooni juht, kuhu kuulub ka väga palju väärikas eas juba kogenud kolleege, siis ühest küljest sa tood võib-olla sellist teist vaadet sisse. Mis mind pani kindlasti või mis mind julgustas seda otsust ja seda väärikat positsiooni vastu võtma, oli see ühelt poolt, et mul oli erineva eagrupi erineva kogemusega inimeste toetus. Nad lubasid mind toetada nendes küsimustes, kus ma ise võib-olla tunnen, et ei tea nüüd, kuidas, kui kogemus puudub, kuidas seda rolli välja vedada. Aga mis kahtlemata mulle andis julguse, oli see, et ma olin üks nendest vähestest, kes oli pärast 90-ndaid saanud võimaluse minna ka välisriiki õendust õppima. Ja õendus kui päris uus iseseisev kutsevaldkond Eestis oli selline, mille kohta võib-olla tol hetkel mul oli enam teadmisi kui väga paljudel minu kolleegidel, kellel puudus see väliskogemus. Ja mis seal salata, kui ma paari kolleegiga koos Soome tollaegsesse Koobe ülikooli, aga täna kannab see ülikool nimetust juba Ida-Soome ülikool, õppima läksime, siis õppematerjalid, millega me tutvusime, nad olid soomekeelsed ja paljuski inglisekeelsed ja ka Soomes oli alles õendusteadus olnud selline noor valdkond, mõned aastakümned, käisid Ameerika professorid meile loengut pidamas, et ega meil ei olnud isegi eestikeelset terminoloogiat ja kui sul ei ole termineid, millega uusi teadmisi omandada või enda jaoks ära tõlkida, siis oli hästi keeruline alguses aru saada, et mida me üldse siia õppima tulime. Aga
varem või hiljem, kui see ind ei rauge, siis ikkagi see klikk käib, et sa tajud ära ja minul käis klikk kuskil teisel kursusel, et kokku me olime 5 aastat, oli see programm magistriõppe tasemel ja teisel kursusel ma järsku ütlesin ühele oma Eesti kaasüliõpilasele, et tead, et nüüd mul on niisugune tunne, et ma olen aru saanud, mis asi see õendusteadus on, missugune seos tal on õdede igapäevase tööga ja õendusega ja kuidas ta toetab seda praktikat, et meie õdede töö oleks mõtestatud ja et me ei ootaks pelgalt arsti korraldusi, mida teha, vaid et me oskaks märgata seda, mida patsient tegelikult vajab ja parimal moel siis patsienti toetada selles ravis ja veel enamgi, võib-olla mõnel juhul ka see haigus ära hoida, kui me töötame esmatasandil. Et jah, teisel kursusel mul see klikk tuli ja minust kasvas nagu veendunud õendusteaduse toetaja ja õdede töösse ja panusesse uskuja. Alati noore inimesena minnes on see, et kui maailm on suur ja lai, et kuhu sa siis need juured endal alla kasvatad. Ja mul oli ka see võimalus, et kui ma ülikooli lõpetasin, siis toonase elukaaslase ma leidsin, kes oli ka eestlane, aga leidsin Soomest ja mu esimene laps on Tamperes sündinud. Ja paar aastat mul oligi selline tunne, et võib-olla tõesti me siis nüüd jäämegi Soome. Samas välismaal elades eestlasena, kui see just ei ole Ameerika, siis enamus riikides me tunneme ennast ikkagi nagu välismaalastena. Ehk et jällegi, kui sul on sees see tung, et sa tahad asju parendada, arendada ja võib-olla mitte ainult nagu sellises väikeses formaadis, vaid ka ühiskondlikult kaasa rääkida kuni seaduste tasandini, siis ma sain aru, et välismaalasena kusagil riigis need võimalused ei ole päris need, mis sul on oma koduriigis, kus sa tegelikult iga kell võidki öelda, mida sa arvad oma riigi arengutest, sest et kuidas sa ikka lähed teist riiki niivõrd kritiseerima, seal vaadatakse võib-olla seda nagu sellise pilguga, et me ise ju võime Eesti kohta ükskõik ka mida öelda, aga kuidas me hindame seda, kui keegi teine väljast tulnud hakkab Eestit kritiseerima, see on hoopis midagi muud. Kuigi seal on alati tõetera sees, mida kõrvaltvaataja pilk toob. Ja siis ma tundsin, et ei, mul on vaja Eestisse tagasi minna, et muidu kõik see, mis ma olen õppinud ja tajunud ja tunnetanud, jääb nõrgaks, et ma pean Eestisse tagasi minema, ma pean seda asja Eestis edasi ajama. Ja nii ma Eestisse siis tagasi juppaaval tulingi, et alguses tulin ise, siis tõin lapse järgi ja siis lõpuks rajasime koduga Eestisse. Õdede liitu kuulumisel on õena väga mitmed olulised aspektid. Üks kindlasti on see sama, et kui sa tahad ühiskondlikul tasandil oma kutsevaldkonna teemadel kaasa rääkida, sa loomulikult saad seda teha ka lihtsalt õena, inimesena, nii nagu meil ühiskonnas on võimalik kaasa rääkida, aga see hääl võib jääda nõrgaks. Kui sul on organisatsioon, kus te olete läbi rääkinud põhimõtted, seadnud sihid ja võtnud eesmärgid, siis on see hääl palju tugevam. Ja see ei ole ju ainult üks Eesti-sisene liit, vaid et me kuulume Euroopa õdede nõukogusse, ka ülemaailmsesse rahvusvahelisse õdede nõukogusse. Ehk et see on nagu oma kutsevaldkonna eest seismine väga laia mastaabiga ja veel kord, et meie fookuses on ikkagi patsient, keda me abistame, et see on nagu selline ühine missioon läbi oma organisatsiooni. Et see on nagu selline lai pilt. Teisalt on oluline, et riigil oleks partner, kellega asju läbi rääkida. Ja need samad palgaläbirääkimised, kus meil on vastas kas haiglate liit või mõnel juhul juba ka Sotsiaalministeerium, et need palgakokkulepped või need paremad töötingimused õdede jaoks, sa saad teha individuaallepingut, aga see ei pruugi olla kunagi nii hea kui see, kui sul on kollektiivleping mingiteks aastateks. Ja mul on olnud see võimalus, et ma praegu võin eksida, aga ütleme, ümmarguselt 5 riigitasandi kollektiivlepingut on õnnestunud ikkagi õdedele ka sõlmida ja mõnikord ka streikida. Aga see käib asja juurde, see on demokraatlikus riigis okei. Ja kolmas variant, mis minu arust ei ole vähetähtis, on see, et kui sa oled õppinud õeks, siis sa oled teatud suuna peale tulnud, aga õdede liidus on sul võimalus ennast proovile panna ka juhina, arendajana, õpetajana. Õdede liit pakub seda kõike, ole ainult nii-öelda mees ja võtta see võimalus vastu ja sa saad ennast proovile panna. Mina ei olnud kunagi õppinud eraldi näiteks majandust,
täiesti võõras valdkond minu jaoks, kui sa oled ühe organisatsiooni juht, siis sa pead selles ka ennast kurssi viima. Või siis kas või seesama tänapäeval avalik kommunikatsioon, erinevad igasugused sellised asjad. See on selline nagu lisaväärtus, mille sa saad kas töökogemusena või ka Õdede Liidu liikmena erinevatel koolitustel osaledes, et ta annab ühele õele palju laiemad võimalused ka iseennast teostada, kas või Õdede Liidus töötades. Ja ma arvan, et see, mida õed kõige paremini tunnetavad ja mis nende jaoks on nagu, ütleme, ihule üks lähemaid asju on ikkagi seesama, et Õdede Liit võttis 2002. aastal vastu otsuse see õdede tööõiguste ja töötasude eest seismine ja need palgalepped, mida sai regulaarselt riigi tasandil sõlmitud, ka asutuste tasandil, aga selle raamistiku andis ikkagi üleriigiline kollektiivleping, siis need olid kindlasti need olulised verstapostid õdede jaoks, mis näitasid, et meie tööd väärtustatakse ka riiklikul tasandil, meie kutset väärtustatakse ja mis seal salata. Selleks, et anda, selleks sa pead ikkagi ka ise kuskilt midagi saama, oma lapsed kasvatama, leiva lauale tooma, et see on olnud selline materiaalne pool, aga ka väärtustamise pool, et õdedele on tehtud neid kollektiivlepinguid regulaarselt, et neid osati oodata ja neid soovitakse ja nende eest ollakse võimelised ka seisma vajadusel ühtselt. Aga teisalt loomulikult kõik selle meie valdkonna arenguga seotud, et alguses, kui meil olid kutsehariduse tasemel, siis nagu keskerihariduse tasemel, hiljem tulid juba ka kõrghariduse tasemel ja magistriõpped ja kraadiõpped, et kõik see akadeemiline pool ja selline nagu kutseõena iseenda teadvustamine, oma väärtuse teadvustamine ühiskonnas, et kogu aeg selle ülalhoidmine, et meil oli hästi palju erinevaid koolitusi pidevalt. Õnneks on nii, et just oli meil mõned ajad tagasi ka kõrgkooli rektoritega kohtumine, kus oli kuulda, et õeksoovijaid on väga palju, et 10 inimest kohale ei ole täna konkursil enam mingi küsimus. Aga kui keegi tunneb endas ikkagi ära selle tunde, et ma tahaks õena töötada, vanasti võis kaaluda seda, et kas nüüd õena või arstina või et kuidagi arstiamet on selline, mida nagu kõik oskavad paremini enda jaoks lahti mõtestada, kaasaegse õenduse roll võib-olla mitte niivõrd, aga siiski, et siis tasuks siinkohal kaaluda, et kas ma tahan tegelda pigem haigusega või ma tahan tegelda inimesega. Kui mulle tundub, et ma tahan tegelda inimesega, siis ma soovitaks pigem õeks õppida. Kui on tunne, et ma tahan rohkem tegelda sellise haiguse diagnoosimise, raviga, rohkem võib-olla mingite tehniliste nüanssidega, aga ka inimesega, sest see haigus on inimese küljes, siis võib-olla arstiks õppimine. Aga loomulikult, et kuna mina ise olen arsti perekonnast pärit, siis mina tundsin, et mina arstiks mitte mingil juhul ei taha saada ja tahtsin õeks saada, valisin selle tee. See on inimestele kuidagi lähemal, mulle tundub. See kõlab klišeena, aga sa pead armastama inimest ja sa pead nagu hoolima. Sa pead päriselt hoolima, sellepärast, et sageli see inimene, kellega sa kokku puutud oma töös ja ka vahel väljapool tööd, sest me käime tänaval, me näeme enda ümber, märkame igasuguseid asju, sa pead tahtma aidata ja sa pead seda märkama, seda teise inimese abivajadust. Sa ei saa mööda minna. Kui sa saad, siis sa ei sobi õeks. Et ma olen ise mõnikord püüdnud oma abikaasa survele, et Ester, kas sa pead igale poole sekkuma, kas sa pead minema igale poole, et kas sa mõtled ka oma turvalisuse ja ohutuse peale, et inimesi on igasuguseid ümberringi, aga mina ei saa minna mööda, ma nagu päriselt ei saa minna, see ei ole niivõrd enese kiitmine, aga see tuleb kuskilt seest, sest sa hiljem kahetsed seda, kui sa seda oma tungi ei kuule, et sa pead tahtma aidata, päriselt pead tahtma aidata.